tere sulle, armas naine või ka mees, kes tunneb huvi naise sisemaailma vastu ja dünaamikate vastu. Seda enam selline 35+ naiste dünaamikate vastu, et millega arvestada. Et kui sa tõeliselt armastad oma naist ja hoolid temast, siis tahad teada nendest eripäradest, mis kaasnevad. Mõnikord naine isegi 35+ ei mõista oma dünaamikaid, aga kui te nagu koos mõistate, see aitab teie suhet ka paremini mõtestada või mõista, sest nii meestel kui naistel on mingid omad eripärad läbi ajaga ja sellepärast ma edastangi seda naiste eri, et teile tutvustada, kuidas seda mahendada, kuidas seda mõista, kuidas see hoopiski endale meeldivaks ajaks muuta, perioodiks, teile mõlemale. Et see ei pea olema nagu takistus, vaid vastupidi, midagi või mittemõistetav võib-olla tujude tekitaja, vaid suurem mõistmine. Ja arusaamatused elimineeritakse läbi selle. Enne veel, kui ma jõuan punktini, mida ma tahan edastada teile, ma eile lugesin sellist artiklit, kus räägib, mind väga kõnetas see. Mina, kes ma olen holistilise maailmavaatega oma töös ja oma nii-öelda elustiilis, eluviisis, mind see väga kõnetas. Nimelt hommikurituaal. Inimestel on need kõik väga erinevad. Ja ma toon sulle näite, kui mina käisin keskkoolis, siis minu hommikurituaal oli selline, valus praegu tagasi vaadata. Oma nooremale minale tahaksin ma praegu öelda selles mõttes, et näe, tee nii, nagu ma praegu teen. 40-sena, mina olen siis 40 hetkel. Kuigi ma mitte praegu ei ole alustanud seda, aga nimelt, kui ma käisin keskkoolis, teate küll, keskkoolis on väga suur niuke tempo, ärevused, teemad, nõutakse korraga väga palju ja asju, mis tegelikult sind osati isegi ei ole isegi sinu nagu elu kirg ja sa pead nagu pool kohustusega või sunniga neid tegema. Osa olid ka huvitavad, kuid saate aru. Ja eksamid ja kõik need asjad, ühesõnaga minu hommikurituaal oli siis selline kohvi sisse, kange kohvi sisse, tühja kõhu peale ja välja kooli otse. Ei mingit rituaali riili, vaid kiirustamine. Aga ma mõtlen hirmuga selle peale, kuidas ma tegin endale liiga sellega tegelikult. Ja tihti teadmatusest või niuke tramburaist, oravrattas olemisest. Väga paljud inimesed teevad seda praegugi veel. Ja ma tahan sulle rõhutada seda, et sa teed endale liiga nii. Ja ma mõtlen, mis tüütu hommikusöök on kõige tähtsam söök üldse päeva jooksul. Ma nagu ei saanud sellest aru, ma tahtsin seda mõista, aga ma ei saanud sellest aru. Ma ei osanud seda nagu väärtustada nooremana. Nüüd ma saan sellest aru vägagi. Ja ma saan ka sellest aru, mida see artikkel mulle eile tahtis öelda, on see, et see, kuidas sina alustad oma hommikut. Erinevad inimesed alustavad oma hommikut täitsa erinevalt. Osadel on mingi oma mõnus rituaal ja mõnel on rutiin, mingid harjumused. Osad on positiivsed, sind toetavad, sind väestavad ja osad on võib-olla sind stressi viivad. Ja see ongi see, miks sa oled jõudnud siia videoni, et võib-olla on aeg vaadata see üle ja hakata ennast rohkem armastama, sest sinu päeva algus määrab kõik. Ja see on ka, miks öeldakse, et hommikusöök on nii oluline. See on tihti nii, et äkki lõunal ei ole mingit häid pakkumisi või ununeb või on kiire, et sul vähemalt on mingi tugi olemas olnud hommikul, eks see on sellepärast ka. Ja sa saad alati mängida hommikusöökidega. Mõnele meeldib magusam, mõnele soolasem, mõnele kergem, mõnele snikk-snäkk, midagi mõnele hoopis English breakfast on ju, ühesõnaga rammus. Ühesõnaga leia endale. Ja selle artiklis toodigi, kui laias laastus vaadata, siis seal oligi nii, et kuidas sina alustad oma hommikut. Tegelikult
räägib väga palju sinu enda kohta ja määrab teatud mõttes sinu elustiili ja kogu päeva ja elustiili. Et mõni ärkab ja läheb magama tänutundega. Mida see endast, tal on hea kontakt loodusega, kõrgematega. Ta loob küllust teadlikult, ta on valinud tahtlikult, teadlikult seda teha. Mõni teeb nagu mina keskkoolis, kohvid sisse, ruttu välja, alarm võib-olla mitu korda peab kinni enne panema, kui tegelikult liikuma saaks, et see on selline vastumeelsus mingile rutiinile või ärevus, vastumeelsus nagu horse race on ju, et sa võtad elu kui sellist, aga sa oled justkui nagu sinna sunnitud, aga sa ei pea. Sa võid natukene varem ärgata, et võtta endale aega, et keerata tagasi see ärevus või kiirustamine või et elu ei pea kohustuslik olema, sa pead ise võtma selle ruumi endale. Osad on sellised, kes, nagu ma ütlesin, tänutundega, osad kirjutavad ehk loovad omale päevaplaani kohvitassi kõrvale. Ehk neile meeldib selgus enne, kui nad hakkavad tegutsema, kiirustama, neile meeldib, kui plaan on paigas. Väga selline keiserlik ja keisrinnalik dünaamika, see tähendab seda, et sellel inimesel on mees ja naise energiat tasakaalus, et enne kui tema hakkab kuhugi midagi investeerima, oma tähelepanu, energiat ja raha ja kohalolu, tema mõtleb kõik läbi ja hakkab siis. Tundub justkui nagu, mis sa siin aeglustan, mõne võib öelda, on ju nii, aga tegelikult on see vastupidi, sa ei pea hiljem tegema vigade parandusi. Mõnele meeldib lihtsalt kohvi nautida, lülitada ennast välja, aeglaselt üles ärgata, nii-öelda mingi hommikuperiood. Ja kui tal on see võimalus, siis ta on selle kindlasti ise loonud endale sellisel moel ja ta vajab seda, ta kuulab oma vajadust, ta on loonud oma elu ümber selle ja see näitab, et sa hindad sellist naudingut ja kohalolu ja lihtsalt olemist ja selline ka võib-olla meditatsiooni inimesed rohkem. Mõni mediteerib, eks ju, mõni teeb võimlemisharjutusi, see kõik näitab, kuidas sina ennast armastad, kas sa kuulad oma vajadusi või sa kiirustad süsteemi järgi, niimoodi sa stressid ka ennast välja, stressad. Et mõni alustab külma dušiga, eks ju, äratab ennast ülesse. See on ka natuke selline äärmuslik küll, kui sa ise oled loomult selline aeglasema loomuga, aga kui sa oled mingi aeg, pead olema sunnitud seda tegema mingi projekti raames või midagi, siis on arusaadav. Kui sa oled oma loomult selline aeglasem ja sulle meeldib elu nii-öelda nautida ja siis see hommik võib alata niimoodi aeglasemalt nautides oma hommikusöögi, ise võib-olla valmistad, ei võta mingit lihtsalt suvalist kapist, vaid oled eelmine õhtu endale tegelikult ette valmistanud, et sul hommikusöök oleks väga mõnus, et sul hommikukohvi oleks väga mõnus, et su olemine oleks väga mõnus. Ja see näitab tegelikult sellist, et sa oled oma prioriteedid paika pannud. Et see räägib sinust endast väga palju, mida sa oled valinud ja tihti, väga pikalt ma olin nii nagu keskkoolis, ka pärast keskkooli lihtsalt harjumusest, aga see ongi see võlu, kui sa oled nagu 35 pluss 40 sealt edasi, sa hakkad aeglustuma rohkem oma elu, sa hakkad võtma aega endale ja mõistma, et kuidas ma ennem üldse ellu jäin sellise varasema harjumusega. Hakkad rohkem hoolitsema oma keha, meele ja hinge eest ja see on tegelikult see uus ärkamine või uus tärkamine või see on tegelikult hästi ilus küpsuse tunnus ja see on see ilus võlu selle vanuse juures. Et sa võtad kõik varasemad kogemused, mõned jätad, mõned transformeerid ümber enda, mida sa mõistad nüüd vanemana ja targemana enda jaoks saaksid ümber teha. Et kuidas sina alustad oma päeva, et see on, mõni hakkab trenniga, eks ju, või võimlemisega või joogaga, päikesetõusuga, alustab juba varakult, talle meeldib rahu ja vaikus enne. Ja see ongi see, kuidas sa alustad päeva, ei tähenda,
et see jätkub, et sa võib-olla võtad plaani, istud maha, aeglaselt naudid, aga järgmine päev võib sul olla, ülejäänud päevast võib sul olla üpriski selline tempokas. Ja sul ongi ressurssi seda tempokast teha, aktiivsust teha, sest sa võtsid selle aja endale. Võtsid selle vaikse aja iseendale, enne kui sa astusid sinna ühisvälja tempoka rütmini, töödesse, tegemistesse, koristamistesse, shoppamiste, rutiini olme, suure suhtluseni, kuidas iganes. Et see on väga vajalik, et too see tähelepanu sinna. Ja ma võtan sulle ühe ruumikaardi tänaseks või homseks. Nii. Sest nad on väga sellised naisenergiakaardid. Et tema kenasti oli meister selles, kes siis tema oli siis tasakaalustanud endas mees- ja naisenergiat, just nagu ka Osho. Et kõik meistrid on tasakaalustanud endas mees- ja naisenergiat, kuigi nad võivad olla väga maskuliini, pealtnäha maskuliinid, siis nad on seda teinud, kõik meistrid on seda teinud, aga sa paned tähele, eks? Et see ongi üks kunst, mida me siin maal õpime, millest paljud vaatavad mööda. Cosmic Heart. Ja sa iga hommik oma kosmilise südamega üheks. Niimoodi sa laed ennast, niimoodi sa kogud ennast, mõtled läbi, mis koondad oma tähelepanu ja nii edasi, et sa ei kiirusta läbi elu. See aitab sul ka manifesteerida. Divine Mother Manifest. Sa võtad selle aja endale, mitte ei leia vabandusi, et mul ei ole aega. Et sa ise oled öelnud jah sellele jooksurattale, aga sa saad alati sealt maha astuda. Ma saan aru, koolis mingi periood elus, kas töö või kool või mingid asjad, kus sa tõesti oled sunnitud, koormus on nii suur mitmel rindel, et sa oled sunnitud nagu teatud mõttes tõesti aktiivsemat eluperiood, mis on aktiivsem, kuid kui sul on võimalik, nii pea kui võimalik, kas või aeg-ajalt seda teha, on ka hea. Või siis mõelda, kas see ikka teenib mind või see stressab mind rohkem out. Kas see läheb minu olemuse ja minu vajadustega kokku, mis mind takka kiirustab aastaid ja aastaid, kellele ma seda teen, kellele ma elan. Mis mind paremini teenib? Kas see tõesti teenib ja on see pingutust väärt või saate aru? Ja kui sa tunned, et sa oled 35 pluss või ükskõik mis vanuses ja sa tahaksid naisena ka teha eneseteostust, väga palju on generatsioone öeldud, et naised on üldse kodukatad või nii-öelda kodukanad ja nende ülesanne on see osa katta. Osadele selline rutiin väga meeldib, see annab neile turvatunde. Osad naised tunnevad, et neil on nii palju ressurssi, potentsiaali ja andeid, mida nad tahavad rakendada ja kui nad seda ei tee, siis nende tervis hakkab protestima. See ongi see, et kui sa soovid, vaata see ongi see, kui sa saad 35, 40, midagi sealt edasi, sa hakkad rohkem kaaluma eneseteostuse võimalusi, sellepärast, et sinu sees arvatavasti on mees ja naise energia, kui sa oled enesearengu teekonnal, just siis, sa tunned, et sinu sees on mees ja naise energiate tasakaal tekkinud. Ja sa tahad nagu su divine maskuliini pool, tahab hakata ka rakendama oma nii-öelda potentsiaali ja sisemine naine ja mees teevad nagu sünergilist koostööd. Ja kui sa veel oled, nagu on sul mingi idee idanemas ja sa tahaksid, siis ma võin sind selles aidata distantsseansiga, kohapealse seansiga, sind toetada, aidata, et sa seda mugavustsooni paremini ankurdaksid ja laiendaksid, sest ju siis sa oled küps selleks nüüd. Kõik varasem on olnud sulle kogemus, mis on toonud sind siiani. Nii et hommikurituaal loob kogu sinu päeva
sa saad ise vastutada selle eest, sa saad ise luua selle suurem tõenäosusega, kui sa võtad ohjad enda kätte ja ühest päevast, ühest hommikust saab harjumus, positiivne harjumus, uue elustiili muutus. Mina olen küll elav näide sellest, et ja ma soovitan seda kõigile, sest ma tean, mis tähendab siis ja nüüd. Veel ma tahaksin rääkida sulle, naine, ka seda, et väga paljud ei teagi seda, ei oska võib-olla tähele panna, võib-olla mõned on automaatselt seda enda keha kuulates teinud, on see, et kui sa oled, ma räägin ööriietest, pidžaamadest, öösärkidest ja nende materjalidest meie kehale, meelele, hingele, kui me oleme 35+ aastased. Nimelt, just nagu kuu muudab oma nii-öelda mitte kuju, aga on muutlik, siis on ka naised ja perimenopausi naistel võivad tulla mingid kuumahood osati kehas. Keha mingi see, mõndadel on, osadel ei ole seda sümptomit kusjuures. Ja osadel tuleb see nagu hooti aeg-ajalt ja nii edasi. Et see ongi see, et liiga vürtsised toidud või liiga kuum keskkond või liiga sellised ühesõnaga liiga kuum vesi ja nii edasi mõjub tegelikult ülestimuleerivalt. Et ei loo tasakaalu, mis on meie eesmärk, vaid vastupidi, loovad äärmust. See on sellepärast nii, et meie kehas toimuvad suured muutused üleminekuperioodis ja on hea seda arvestada just nagu siis Aasia toitudega ka nagu, kas sulle meeldib nagu see külmkastmed või spicesed kastmed, on hea siis nagu, kas sa tahad vinti juurde panna oma spicinessile või sa tahad rahustada, tasakaalustada seda tachikiga, eks ju, et kuidas sa tunned, mis su keha on. Ma tahtsin tegelikult rääkida ööriietest, ehk siis perimenopausis 35+ naistel on hea mõelda, kui nad tunnevad vahel kuumahoogusid. Mõnel on need sümptomid, mõnel mitte. Kui sa tunned vahel kuumahoogusid, siis on hea, et sa näiteks soojemal või kuumemal aastaajal, mis meil Eestis on, kasutaksid rohkem selliseid siidiseid või külmemaid materjale, ehk siis siidist voodipesu, siidist öösärk, pidžamka ja nii edasi. Et selline siidi materjal on niisugune jahutavam rohkem meie kehale ja või siis üldsegi Eeva ülikonnas, eks ju, aga talveperioodil ja sügiseti on mõnus jälle sellised puuvillased, pehmemad, paksemad, mõnusamad, nahasõbralikumad, soojemad voodipesud ja pidžaamad ja öösärgid. Selline naturaalne puuvillane, et kasutada võimalikult palju naturaalseid materjale. See väga palju aitab sul unekvaliteeti parandada, mis on ka perimenopausi naistel võib-olla selline teema, aga ka kuumahoogusid tasakaalustada, ehk siis sa lood külmal ajal rohkem sellist pehmust, soojust, cozinessi ja külmal ajal jahutad. Nii ka toitudega ja jookidega tegelikult. Et sa nagu ise võtad ohjad enda kätte ja tasakaalustad seda külmust, kuumust, soojust ja nii edasi. See on, mis ma tahtsin rääkida. Ja tahtsin ka rääkida seda, et signeseebit.ee on hetkel -30% allahindlust. Ja tegelikult ma juba rääkisin teile sellest ploomiõlist, mis ma just alles hiljuti sealt tellisin, mis on Boudoiri lemmik. See on väga hea nii ööseks, aga ka tegelikult päeval endale panna. Et see on nii universaalne juustele, näole, kehale. Nii külmal kui kuumal hooajal. Aga Signe saadis mulle kingituseks ka Shaga näovõie. Ja mul on nüüd olnud au seda proovida ja need mõlemad
on mu uued lemmikud ja need jäävad minu koju kosmeetika kappi, karpi, kotti kindlasti pikaks ajaks, sellepärast et kui ma tunnen ära oma tooted, mis mulle meeldivad nii lõhnateraapiana, tekstuurilt kui ka oma mõjult, siis see on lihtsalt võrratu, sa tahad hammustada, seda on nii hea lihtsalt. Ja midagi ei ole overpowering. Mulle meeldib Signe toodete juures see, et mõju on tuntav, lõhn on tuntav, aga mitte midagi ei ole üle võlli. Kõik on nagu tasakaalus minu jaoks. Ja tõesti see värv, lõhn, see lõhn on lihtsalt imeline ja see tekstuur on nii velvetine. Siin on siis astelpaju ja must pässik sees, eks ju, et teate ju eestlased küll, need on super toit lihtsalt. Ja nii tore, et seda on pandud puhtana looduskesksena Eesti looduskosmeetika nii-öelda sisse, et niisutab ja toitav ja noorendav. Et sulle 35+ inimesele, eriti naisele, on see väga hea ja seda öeldakse, töökreemina on hea kanda siis. Ma tean, öeldakse, et näole, kuid ma panen ka kätele, et mulle väga meeldib see lõhn juba on teraapiline ja mõnus ja tõesti. Natuke meenutab mulle ühte kreemi, mis mul oli rituaalside omad, aga tema sisu on hoopis teine. Shaga ja astelpaju sisu on hoopis teine, aga see bergamont või see tsitruse, see nii on, tahad hammustada. Mulle kuidagi nagu meeldib see mu kehale, meelele, hingele. Ja see äratab mu meeled, jah. Ja et väga see ongi see, et ma ei oleks osanud näovõiede sektsioonist võib-olla otsida midagi, aga see, et Signe mulle selle proovida saatis kingituseks, siis issand jumal, see on täiesti kiiper, see on täiesti, mis mulle meeldib ja mida ma kindlasti ostan ka edaspidi. Ja väga meeldib. Ma panen seda näole, dekolteele ja vahel ka kätele, sest mulle meeldib see toob mind hästi kohale, see lõhn, see pehmus. Selles on omad võlud, vaata. Nii et need samad tooted ja kõik teised tooted on siis signeseebit.ee -30% kõik tooted. Ja ma tellisin talt ka lavendli õli ja viirukid. Lavendel on ääretult hea lõõgastumiseks sulle, kes sa teed hommiku või õhtu rituaale ja oled 35+ naisterahvas või sul on koolistressis teismelised. Lavendel, kusjuures neile endale meeldib ka, lastele meeldib see lavendel. Et mõnele ei meeldi, aga mõnele kindlasti väga meeldib. Pluss see on lavendel on väga rahustav ja lõõgastav. Usaldust tekitav. Uinumist soodustab ka. Nii et sellised uudised sulle. Ja tea seda, et veebruarikuus on sõbrakuul siis minu koduleheküljel www.transpersonali.com. Kõik tooted ja teenused -14% soodsamalt. Ja iga tellija vahel loosin ma välja 2 auhinda. Just selle sama, see on minu oma ja see on auhinnaks, sest Signe saatis 2 ploomiõli. Kõikide minu veebruarikuu soodukatest osavõtjate vahel loosin ma välja siis oma teise raamatu Apolloonia lugu 5 põlvkonna pojeng ja Signe saadetud kingituseks ploomiõli. Kõikide osalejate vahel valin 2 auhinda ehk 2 inimest saavad kingituse veebruarikuu lõpus. Nii et tulge broneerima, tellima raamatuid, seansse ja nii edasi. Või kinkige, on ka võimalus kinkida oma sõbrale, kellelegi iseendale, kellelegi teisele on võimalik koodiga seda teha.
kaardi ma teile andsin ja selline naistekas tuli täna. Kui see sulle korda läks, midagi said siin kõrva taha panna, pane like. Kui sa tahad edasi rääkida, tule broneeri seanss minuga ja kohtumiseni.